tere, kena jaanikuu õhtut! On taas kord rõõm teid paluda Setolaini laev Alfa pardale üheks maaliliseks laevasõiduks Emajõel. Romantilist laevasõitu sisustavad ansambel Trio 3 ja Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu, kes meenutab vanarahva tarkusi ja uskumusi kombeid, mis seotud Hämariku ja Koidu kohtumisajaga. Lustilla luhal, mina mängisin kaskede all, siis oli mu süda nii puhas, kui allika vete kristall. Siis oli mu süda nii puhas, kui allika vete kristall. Maailmaina säras mu silmis, kõik uhke ja õnnelik näis. Ma ei teadnud, et tõelust maailmas on kaunimad hingedki täis. Ma ei teadnud, et tõelust maailmas on kaunimad hingedki täis. Kui mesiring jalast nõelas, see oli minu ainukene oht. Siis emanke osavalt põetas ja mul terveks sai haavatud koht. Siis emanke osavalt põetas ja mul terveks sai haavatud koht. See põlv läinud ju mööda, mina vanaks ja väsinud saan. Ei emang see oskus see suuda, neist haavadest päästa küll mind. Ei emang see oskus see suuda, neist haavadest päästa küll mind. Kui lapsena lustilla luhal, mina mängisin kaskede all, siis oli mu süda nii puhas, kui allika vete kristall. Siis oli mu süda nii puhas, kui allika vete kristall. Kui me nüüd sõidame Emajõel siin Setoliinidega, siis oleks võib-olla kena jaanipäeva puhul rääkida ka ühest Setomaal asuvast kivist. See on Miikse jaanikivi ja ta on seotud jaanipäeva pärimusega. No kõik, kes on tuttavad rahvakalendri ja kristliku kalendriga, teavad ju, et see nimetus jaanipäev on siis mugandunud eesti keelde ristiusu pühaku Ristja Johannese järgi ja võime tähistada ka jaanipäeval siis Ristja Johannese sünnipäeva. Aga Miikse jaanikiviga on siis selline tore lugu, et tõepoolest selle oja kaldal on selline suur kivi, mis on nagu niimoodi 4 jagunenud või võib vaadata, et seal on nagu 4 suurt tükki või seal kivi sees nagu oleks siis sellised praod või mõrad või nagu keegi oleks tahtnud seda kivi nii-öelda 4 tükeldada. Seto rahva pärimus räägib seda, et püha Johannes, Ristja Johannes nagu oleks sellel kivil istunud ja oma jalgu siis pesnud Miikse ojas. Selline pärimus on selles mõttes suhteliselt haruldane, et ega me väga mujalt Eestist ju sellist pärimust ei leia, kus piiblitegelased tegutsevad Eesti maastikul või kus rahvasuu on pannud neid maastikule tegutsema. Ja sellepärast on see Miikse kant selline huvitav. Aga tähelepanuväärne on see, et usutakse tänaseni, et sellel kivil on tervendav mõju. Ja see on üks selliseid kive, kuhu on tegelikult inimesed käinud nii-öelda järjepidevalt ja käidi ka nõukogude ajal sinna. Meeles muidugi tuleb pidada seda, et setot tähistavad jaanipäeva vana kalendri järgi
ja just jaanipäeva paiku on kombeks sellele kivile viia ande, et kui te näiteks inimesed satuvad sinna pärast õigeusu jaanipäeva, siis võib sellelt kivilt leida münte, helmeid, veel raha, teinekord paberraha ja neid münte poetatakse ka miiksehoia ja usutakse, et kui selle kivi juures käia, siis see aitab vabaneda erinevatest haigustest, näiteks liigese haigustest, aga võib-olla mõnest teisest haigusest veel. Ja meie Rahvaluule arhiivis on säilinud ka toredaid fotosid sellest, kuidas siis seto naised lähevad sinna miikse kivi juurde, seal oli ka õigeusu väike pühakoda Tsässon, et antakse siis kristlikule jumalale, mis on tema kohus ja täidetakse seal ka neid vanu rahvakombeid. Ja ta oli omal kombel ka selles mõttes huvitav, et ta oli nagu selline kogukondlik koht, kus vii selliseid tervendamisriitused aitasid kaasa, kuidas see õige sõna oleks öelda, et aitasid jagada ande ka nõrgematele, sellepärast et inimene, kes tahtis saada terveks ja selle kivi juurde läks, ta võttis kaasa uued riided ja kui ta oli teinud läbi seal selle tervendamisrituaali, siis ta jättis need vanad riided sinna ja tegelikult öeldakse küll, et ega sa teise vana ei tohi võtta, et sa saad tema hädad ja haigused endale kaasa, aga inimesed sageli võtsid neid endale ja sinna jäeti ka siis toidukraami nendele, kes nii väga järje peal ei olnud. Nii et vähemalt üks jaanikivi meil Eesti alal, Eesti territooriumil, Eesti riigis on olemas, kuhu võib-olla võiks minna sellepärast, et meil on tavaliselt kombeks jaanitulele minna kuskile sellise toredasse kohta nagu näiteks Saaremaale või kuhugi, kus jaanipidu peetakse mereäärsete rahvaste kombe kohaselt, kus põletatakse paati, aga teinekord võib sammud seada jaanipäeval ka Eesti kagunurka ja vaadata, kuidas siis setod oma jaanipäeva peavad ja mis neile tähtis ja neile oluline on. Jaanipäev on veel üks selline huvitav päev, vähemalt minu jaoks, kes nagu lõunaeestlane nagu ma olen, et meil on seal natukene teistsugused kombed. Ja see aeg, ma mäletan, ma olin just Tallinnasse jõudnud, kui jaanipäeva hommikupoolikul või kuskil keskhommikul heliseb mul siis telefon ja kolleeg küsib, et kuule, et kas sa oled Tallinnas, et saaksime kokku, et meil tahab üks kiire tööasi ajamist. Imestatakse küll, et mis asju need õppejõust inimesed jaanipäeva paiku ajavad, aga suvekoolid ja konverentsid ei küsi rahvakalendri tähtpäevadest.
ja nii, aga mina talle mobiili ütlesin, et ei saa, et ma olen nii-öelda lõunaosariikides vastu Läti piiri. Ma olen surnuaial. Ja kolleeg täiesti kohkunult küsib, et taevas hoidku kõivupuu, mida sa teed jaanipäeval surnuaial? No nõndaks, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada, tuleb tagasi minna 19. sajandi kuskile keskpaika, kus siis Liivimaa, tollases Liivimaa kubermangus ja Riias arutati selle üle, et aastaringis võiks olla üks selline tore päev, kui kalmistul peetakse meeles meie lahkunuid. Ja 19. sajandi keskpaigas peeti esimene kalmistupüha Kambjas. Kambjat me teame tegelikult võib-olla paremini kui meie koorilaulu hälli ja kui meie koorikultuuri hälli. Aga see traditsioon, et jaanipäeval või jaanipäeva ümbruses peetakse surnuaia püha, on siis alguse saanud Lõuna-Eestist ja üldiselt lõunaeestlastel on kombeks pärast jaanitulelt tulekut hommikul panna ennast korralikult riidesse ja minna siis kalmistule, et kuulata Jumala sõna, saada kokku sugulastega, tuttavatega, tutvustada siis võib-olla neid, kes on kas abiellumise kaudu või muidu peresse juurde tulnud. Nii et ma julgen öelda, et võib-olla parim koht, kus ma kord aastas oma Lõuna-Eesti sugulastega kokku saan, ongi kalmistul. Ja ma mäletan sedagi, kui sai tehtud tudengitega välitöid, siis oli nendel üsna kummaline või teinekord isegi küsisid, et miks see niimoodi on, et mõned päevad enne jaanipäeva hakkasid inimesed käima hoolega kalmistul, eriti veel paar päeva enne jaanipäeva tehti hauaplatsid korralikult korda, istutati taimi, rehitseti, toimetati ja oldi. Ja siis sai räägitud, et vaat on selline kena komme, et jaanipäeva paiku peame meeles ka oma lahkunud lähedasi. Ja ma ise mäletan, et minu suureks saamise kriteeriumid või mingisugused sellised mõõdud said ka tegelikult alguse sellest jaaniööl üleval olemisest. Me teame, et lapsed tahavad ju ikka kaua üleval olla ja siis oli tavaline vastus oli või tavaline lause oli see, et kui sa jaksad hommikul surnuaia püha vastu pidada ja ei virise, siis võid üleval olla. Aga kui vinguma virisema hakkad, siis lähed koos tittedega südaöösel magama ja ei ole mingisugust vasturääkimist. Ja niimoodi see kalmistupäev ja jaanipäev seostub mul kindlasti pojengide lõhnaga. Need on sellised toredad lilled, mis kasvavad meil vanaemade taluaias. Ja nende pojengide viimisega kalmistule ja kindlasti uue kleidi, võib-olla natuke liiga kõvasti pähe punutud patsidega ja kindlasti sellega, et sa saad kokku nende inimestega, keda sa võib-olla aasta jooksul ei näe ja nii paraku, kui see ka ei ole, mõnikord näed jaanipäeval mõnda inimest ka kahjuks viimast korda. Nii et jaanipäeval kalmistul käimise traditsioon on ka mingi osa meie rahvakultuurist. Samamoodi muidugi, kui me läheksime ja hakkaksime arutlema sellegi üle, et jaanipäev kui võidupüha tähistamine ja küsiksime siis taaskord viktoriini küsimuse, et kus see Võnnu siis õieti asub, kas see asub seal selles kohas, mis on Tartu lähedal, vastus on otse loomulikult vale või me otsime seda lahingupaika Võnnust ehk Ceesisest ehk sellisest kohast, mis praegu jääb juba Läti Vabariigi territooriumile. Hall taevastast nukralt on üle, kuid laine siin kõrgele käib. Ja alati tagasi igatsen ma, ükskõik palju rändan või käib. Ma tean, et mind ootab siin karine rand, minu rahutud lained ja väib. Vaikides rannale lasku, väärkõrk ja isse puhkama koe. Meil ununens päevade raskus, suu silmis
ükskõik palju rändan või käin. Ma tean, et mind ootab siin kaline rand, minu rahutud lained ja väin. Suusasu ei anna ja unistus piinab mind veel. Mind kutsuvad tundmatud rannad ja kauguses sinavad veel. Ja alati tagasi igatsen ma, ükskõik palju rändan või käin. Ma tean, et mind ootab siin karine rand, minu rahutud lained ja väin. Ja alati tagasi igatsen ma, ükskõik palju rändan või käin. Ma tean, et mind ootab siin karine rand, minu rahutud lained ja väin. Ma olen nüüd hästi palju rääkinud selliseid lugusid, mis on minu enda jaanipäeva kogemused ja vahendanud ja ümber jutustanud meie vanarahva pärimust, aga ma arvan, et nii mõnedki sellised toredad tekstid, mis on talletatud meie rahvaluule arhiivi ja mis räägivad samuti jaanipäeva kommetest, võib-olla vääriksid ka ette lugemist. Sellepärast, et nagu öeldud, jaaniöö on imede öö. Ei usutakse, et jaaniööl on liikvel nii head kui kurjad jõud ja mõistlik on ikkagi heade jõududega mesti lüüa. Aga siis üks tekst, mis on üles kirjutatud aastal, see on ju päris ammu, 1931. See on nii-öelda siis eelmise aastatuhande kusagil keskpaiku, jah. Nõiad käisid jaaniöösel tempe tegemas ja rohte ning salasõnu otsimas. Kui kaks nõida aga kokku juhtusid, siis ei olnud ühelgi sellest tööst kasu ja nende salasõnad ega ka rohud ei aidanud sugugi. Seepärast hoidusid nõiad ikka üksteisest eemale. Nii et tähelepanu jaanituleline, kui sa näed kedagi jaanitule ümbruses üksinda ringi liikuvat, siis ära teda sega, võib-olla teeb ta mingisuguseid tähtsaid toiminguid. Kuidas saada rikkaks? Ka seda õpetavad vanad rahvakombed ja see tekst on samamoodi 30. aastatel, siis 1930, eks ole, 2030 ei ole veel kätte jõudnud, on üles kirjutatud. Jaanipäeva öösel tuleb läbi vee minna saapad jalas, siis leiad hommikul saapa seest raha. Võib-olla polegi paha, kui jaanipäeval sajab. Kuidas siis endale head peigmest leida? Jaanipäeva laupäeval, kui siis minna 3 haruga tee peale ja punupärg 9 sugustest lilledest. Õhtul magama minnes pane see pärg pähe. Kes selle võtab ära, see on peigmees või jälle pruut. Nii et kui te näete noormeest, kes mastub mõtlikult koduteed ja tal on pärg peas, siis ärge segage teda. Ta võib-olla on otsustanud oma peresuhete kvaliteeti natukene sättida või korrigeerida. Nii, no kuna tänapäeval enam väga karjas ei käida ja linnalehmad liiguvad Pärnus ja kus nad kõik igal pool on rannakarjamaadel suhteliselt omapäi, siis üks selline pärimuslugu ka karjas käimisega või siis karjalaste pärimusest. Jaanilaupäeva õhtul olid lehmade karjast tulles kroonid pääs. Perenaisel pidi sõir ja või valmis olema. Perenaine huikas läbi rehetare paja. Meil lehmi, meil piima. Pajaauk on siis selline lükand luuk maja seinas, mis ei olnud klaasitud ja mille kaudu oli võimalik siis vaada sisse lasta ruumi valgust, aga välja lasta ka näiteks suitsu. Peremees vahtis läbi karuperse, läbi täku taoste, siis ta nägi, kuidas vana Juudas raha kuivatab. No läbi karuperse see ei ole sugugi väga rumalasti öeldud, niimoodi nimetatud siis ahjutagust ja läbi täku taoste, läbi täku rangide.
Üks peremees oli läinudki pärast seda vanajuuda juurde, vanajuudas visanud talle kühvliga raha ja öelnud: see sul kah raha, mis sa kait läbi kahru perse. Ei tea, mis see perenaine kodus peremehele öelnud, aga raha asemel olnud ainult haavalehed. Jaanipäev on ilus aeg, isegi sellisel juhul, kui me ütleme, et mille poolest eestlase jaanid ja jõulud on suhteliselt sarnased, et mõlemal juhul on ju umbes 5 kraadi sooja ja sajab vihma. Me ikkagi usume jaani õhtul, et võib-olla me leiame killukese midagi head oma hingele või südamesse. Inimene on juba kord niimoodi loodud, et ta usub imedesse. Ta usub sellesse, et võib-olla just sellel öösel juhtub temaga midagi niisugust, mida ta ehk mäletab eluaja. Ja tegelikult on tore, et me ikka veel tahame jaanipühi pidada nii, nagu rohkem või vähem on pidanud meie esivanemad, sest eks me ikka kurda, et kõik need sellised tähtpäevad kisuvad kangesti kommertslikuks kätte ära ja ka enne jaanipäeva kaubandusvõrk pakub väga erinevaid tooteid, nii seda, mis lauale panna, kui seda, mida lihtsalt osta. Aga ma usun seda, et kui me läheme jaanipäeval maale, kui me läheme kodukanti, siis me võib-olla läheme tagasi oma juurte juurde. Mul on kusagil lauasahtlis üks selline kohutavalt diletantlik luuletus oma Lõuna-Eesti käikudest ja see käib umbes sedasi, et juba jõulude ajal hakkavad nad rääkima, et kas te jaanipäeval ikka tulete. Ei, no me teame küll, et teil on väga palju tööd ja me teame küll, et ei ole aega, aga no kas te jaanipäeval ikka tulete?
ja juba jaanipäeval hakkavad nad küsima, kui me pakime oma asju. Ei no me teame küll, et teed on libedad ja teil ei ole jõulude ajal aega, aga kas te jõulude ajal ikka tulete? Et need on sellised pööripäevapühad, mis tõenäoliselt kõige tugevamalt tegelikult seovad meid meie juurtega ja sellega, kust me pärit oleme. Ja kui me kuidagi ei saa minna sinna, kus võib-olla ulatuvad meie juured, siis me otsime endal kuskil kodu lähedal mingi niisuguse koha ja püüame minna ajas tagasi sinna, kus tuli ja valgus oli veel püha ja kus loodusega kooskõla oli niivõrd iseenesest mõistetav, et teisiti inimene ei kujutanudki oma elu ette, et vaadata mööda loodusest ja vaadata mööda loojast. Ja kui ma nüüd mõtlen veel nende valgete ööde peale ja Koidu ja Hämariku loo peale, siis üks minu üliõpilastest kirjutas oma essees, et mis talle Eestis kõige rohkem meeldis ja meelde jäi, et see on vapustav, kuidas teil on valged ööd. Ma ei saanud magada, ma ei ole midagi niisugust näinud ja teate, teie valgete ööde pärast ma tuleksin tagasi. Ja lisas, ma tuleksin tagasi veel ka selle jutu pärast, et saada teada, mismoodi maitseb värskelt korjatud maasikas vanaema küpsetatud pannkoogil.